Ja mul on suur rõõm, et meil on siin järgmine külaline. Ja mul on nii hea meel, et kõik, ka Evelin sai tulla ja Charlene sai tulla, et oma teadmisi ja kogemusi jagama. Ja Timo on inimene, keda mul on suur au oma sõbrast kutsuda. Ja see sai alguse, kui me kohtusime esimest korda lava peal koos. Aga ma ütleks, Timo on mees, keda ilmselt Eesti turundajatest on vähe ilmselt, kes ei tea teda, pole temast kuulnud. Ja on palju turundajaid, kes Timot vaadates, ma arvan, tunnevad enda üle piinlikkust, kui vähe nad pingutavad täna tegelikult, sest see mees teeb oma asju sellise põhjalikkusega, mis on täiesti omaette tase. Ja see mees, kes tõstab standardeid ja korraldanud Eestis siis tänaseks kõige suurema turundusürituse. See on maailmas kõige suurem arvestades inimeste arvu, mis on riigis, nagu Ando Sinisalu ütles. 3600 inimest oli vist Facebook Live'is. Ja korraga kuulamas. Et mis ta on, Saku Suur oli suke esimene korrus. Ja, aga keda kuulama tuldi, Sven Nuum oli ilmselgelt kõige populaarsem. Seda oli teisi ka veel. Aga ja, turundaja, turundusstrateeg ja samamoodi alustanud nullist ja oma lugu siin jagamas. Ja Timo puhul ma tahakski rääkida, kui me rääkisime siin harjumustest ja asjadest, siis Timo käest ma ei tea, hakkaksin küsima, siin tuleks näid nagu masinast. Ja kui ma hakkasin 5 ärkama, siis Timo ärkas juba 4. Aga Timo on alustanud päris palju erinevaid projekte, samamoodi näinud väga paljud ettevõtted sisse väga lähedalt turunduse sisse, aidanud neid käivitada ja aidanud neid kasvatada. Aga mitut projekti sa ise oled alustanud? Ja kaua sa oled tänaseks olnud üldse ettevõtja? Mu päris esimesed ettevõtted oli siis niimoodi, et ma olin 13 aastat vana. Ma ostsin naabripoiste võrre, värvisin need üle ja müüsin kuldses börsis maha. Ostsin kontserdipileteid, müüsin need siis, kui kontsert hakkas lähenema, piletid olid otsas, müüsin need siis kasumiga maha. Et need olid päris esimesed, aga selline tõsisem ettevõtlusega tegelemine algas siis tegelikult ülikoolis. Ja sealt siis ettevõtlustee sai alguse. Ja ma täna, nagu Charles ütles, et ma tulin otse peolt põhimõtteliselt küll, aga ma tegin selle valiku, et ilmselgelt selle jaoks, et olla tees, kes on täna saalis ja kes on Zoomis ja kes vaatab korduses maksimaalse teravusega, siis ilmselgelt ma ei tarvitanud alkoholi ja Charlinile ütlemata see, et tegelikult 6:30 ma olin juba jooksurajal ja tegin oma päeva 10 kilomeetrit ära. Aga sõites siia, ma panin kirja kõik projektid, pärast ma jagan ka neid, mida me oleme kõik käivitanud ja ma tegin statistikat ja Henri ütles, et no ma ei tea, kas sa saad seda ikkagi jagada, et ma olen kõike teinud koos äripartner Henri Palmariga ja ma olen käivitanud siis 22 erinevat ettevõtmist, veebilehte, mõned on olnud lihtsalt nagu nii totakad, et ma ei tea, et vanemad ei ole must veel nagu lahti öelnud, aga lihtsalt eesmärk oli hakata midagi päriselt tegema, et need Peeplajalt saadud teadmised internetiturundusest, need tuli kohe kuhugi rakendada. Siis me hakkasime kõike proovima nagu kodus treenimise programmi, minu must kunst, me müüsime Henriga helmeid, millest naised saavad teha kõrvarõngaid, kaelakeisid. Ma võin öelda, et ma olin Helmestes lõpuks top 3 inimmeestest, kes teadis, millised on türkiisid, millised on mageveepärlid, kõike nagu trammis sõitsin, vaatan ees olevat naist, need on sellest tehtud. Et nagu mida iganes. Et peas, et saaks selle nagu palli veerema ja statistika on see, et 22 ettevõtmist, millest 10 tegi mingitki käivet ja 5 oli sellised, kus sai maksta palka ja sai võtta raha välja. No see on väga hästi. No aga targemad on siin käivitanud 4 ettevõtted ja kõik on nagu edukad, vaata. Et see loo moraal on see, et sul tuleb päriselt nagu tegutseda, sul ei ole mõtet nagu karta seda ebaõnnestumist ja tegelikult ükski nendest ideedest, mis siin paberil on, ei ole mitte midagi ainulaadset. Me teeme neid asju võib-olla natukene ainulaadsema nurga alt, võib-olla natukene paremini, aga Elme pood oli sel ajal nagu veel 20. Veebilehti teeb veel 1000 ettevõtet, turunduskoolitusi peale sinu ja minu teevad veel mingi 10 ettevõtet. Küsimus on see, millise kvaliteediga teed, kuidas sa neid päriselt turundad, kuidas sa neid müüd, et see on tegelikult see oluline. Et jah, seda nagu ebaõnnestumist ei ole mõtet nagu karta, või siis sellega lihtsalt tuleb ära harjuda. Tuli meelde, kus mul üks ikkagi projekt on, et ma alustasin ühte, see täiesti, kui ma käisin vist ülikoolis veel, teeninduselamus.ee, mind väga huvitas klienditeenindus, ma tegin oma blogi ja lihtsalt nokitsesin oma WordPressi lehte ja tegin sinna mingid raamatu kokkuvõtteid ja kirjutasin mingeid asju, millest ma ise ka aru väga ei saanud. Aga see läks kuskile varjusurma seal mingi päris kiiresti. Et esimene ikkagi, üks projekt ikkagi on, kus ma saan kätte arvutada ka.
aga mis sa nende projektide vahel seal, et sa ühte alustasid ja sealt ei õnnestunud ja vanemate eest tundsid seal piinlikkust vahepeal ja muud asjad sinna. Et kus sa oled leidnud seda nagu jõudu, et siis jälle järgmise juurde minna või kuidas, kas iga see asi viis sind järgmiseni või kuidas sa ise nagu täna seda näed tagasi vaadates? Jaa, kindlasti, et kui need projektid raha ei teenid, siis nad andsid mulle tänaseks need siis teadmised või õppetunnid, et minna. Aga kus see jõud leida, on ikkagi see sama miksiharjutus, mida te täna tegite ka. Et mul on lihtsalt nagu algusest peale see, et ma tahan kurat seda vabandust saada nagu. 4 ma pean saama, kui on saanud Sven, kui on saanud Charlie, kui on saanud keegi Priit või keegi Joel, on ju, ma saan ka. Et see on mind kogu aeg tegelikult edasi aidanud ja ma saan aru sellest suurest pildist, et see, kui mingi asi täna välja ei tule, see on üks väike tagasilöök sellel suurel ja pikal teel. Et mul on jah see nagu vabadus, see, et mul on asukoha vaba äri, ma saan teha seda Rakverest oma tööd või Vietnamist, on ju, või Türilt või kust iganes, rahaline vabadus, et ma saan endale lubada sellist elu, mida ma tahan, et ma saan on ju, reisida, käia, ma saan pojale pakkuda sellist elu, on ju, ja vabadus valida ka siis inimesi enda ümber, töötajaid või siis äripartnereid, et see vabadus samamoodi ja projekte on ju, kellega koos neid asju teha. Mis sul esimene selline äri oli, mis hakkas nendest raha teenima? Jaa, see on, ma mäletan hästi, see oli see kurikuulus Helme pood. Ma mäletan, aasta oli 2009, siuke oktoobri lõpp. Me ehitasime seda Helme poodi, nokitsime tükk aega enne kui see e-pood, see oli veel joomla peal, ärge kunagi seda kasutage, see on väga halb. Joomla peal tehtud pood ja me panime selle südaööl välja, aga me olime juba täpselt nagu sina samamoodi korjasid eelregistreerunuid, korjasime meie, et kohe avab pood minuhelmed.ee, paneme email kirja, saad esimesena teada, kui me oleme amatud. Meil on mingi 200 inimest emaili listis. Ja kui me selle poe südaöösel avasime ja siis tuli esimene ost 15 minutit hiljem ja see ei olnud minu ema, siis mul oli see, et fuck, tegelikult on võimalik raha teenida. Ja sealt edasi on see nagu usk on see, et tegelikult ma saan hakkama, tegelikult on seda võimalik teha ja niimoodi see nagu käima läks. Ja lõpuks meil oli, ma ostsin oma selle õppelaenu eest, tellisime Indiast ja Hiinast helmeid. Indiast tuli meil 350 kilo, kui te kujutate neid nagu kaste ette, mis tuli. Ja siis kõik pakkisid, ema, õed, meie nagu, mida iganes. Ja lõpuks meil oli poes 1 000 000 krooni eest oli siis müügiväärtuses helmeid. Aga ma sain aru sellest, et iga keskmise tellimuse suurus on nagu 6 eurot. Sa pead seda pakkima mingi 10 minutit. Nagu see ei ole see ääri lõpuks, mida ma teha tahan. Mis sealt välja kasvas? Käive oli, aga tegelikult endale palka maksta ei saanud, et see läks sinna alla, et nagu käive oli. Ja mis sealt tuli, oli see, et üks sõber tuli minu juurde, et kuule, sa tegid niisuguse vägeva poe, tee mulle ka. Tegime talle koopia, vahetasime ära logo, värvid ja sõber sai euromiljonäriks. Ta müüs natuke teisi asju, ta läks Soome ka. Ja sealt tekkis see tunne, et tegelikult me teeme õigeid asju, võib-olla see toode oli vale. Ja sealt me hakkasime tegelikult kasvas see teenusäri välja, teiste ettevõtete aitamine ja see teiste ettevõtete aitamine ongi see, et ma olen näinud tõesti nagu täna, ma julgen öelda, 1000 ärisid sisse nende nagu köögipoolde Google Analyticsisse, kus nad oma müügid saavad, mida nad nagu teevad, et see on jah andnud selle nagu turunduse teadmise. Kas turundus tekkis sul selle käigus neid asju ehitades või kus sul see turunduse? Turundus oli päris alguses oli niimoodi, et me käivitasime ülikooli aeg siukse projekti nagu uuring.ee. See ei jõudnud mitte kunagi laivi, sellepärast et me lihtsalt tegime, siis tuli uusi idees, me tegime edasi, me ei too seda välja, tegime veel. Igaks juhuks äkki keegi varastab mu idee ära, siis ma ei rääkinud. Mul oli iga hommik ma kõndisin kursavendadega nagu 30 minutit tõka-tõka ühikast ülikooli. Ma ei rääkinud kordagi, äkki nad varastavad mu idee ära. Kui oli võimalus saada varem tagasisidet, et võib-olla see idee ei ole kõige parem teil mehed, on ju. Ja sealt siis lõpuks oli see, et me ei saanud isegi laivi, aga sel hetkel ma sain aru, et me peame seda hakkama turundama. Tol hetkel ma õppisin hoonete ehitust ja siis ma sain aru, et enam loengutes ma ei viitsi käia. Hakkasin käima raamatukogus ja lihtsalt hakkasin turundusraamatuid lugema, sain aru, et tegelikult on see, mis mind kõnetab. Kui Peep Laja oma internetiturunduse kursusega välja tuli, siis see on see, mida mul vaja on. Ja kuidas ma seda siis õppisin, oli niimoodi, et mind võeti kaitseväkke ja Peep siis andis 5 inimesele, kes kirjutasid tema blogi kohta tagasiside selle kursuse. Mul olin üliõpilane, mul ei olnud raha seda osta. Ja läksin siis kaitseväes raamatukokku, tegin kutsikasilmad pähe, ütlesin, mul oleks veits vaja printida. Kui palju, noormees? 150 lehte. Ja ta lasi mul välja printida kogu selle internetiturunduse kursuse, lõin augurauaga augud sisse, tõmbasin kaitseväe saapa paelaga selle materjali kokku, see on mul siiamaani alles, see on minu kodus alumises lauasahtlis, see on reliikvia ja
iga 10 minutit, mis mul vaba aega oli, ma lihtsalt lugesin, ma joonisin, ma sain aru, et see on see tee, kus ma pean minema, praegu tulevad ka nagu külmavärinad, et see on siiamaani, vot sealt sai see kogu turundus alguse. Ma ostsin sama kursuse, kus ja ma olin Soomes tööl, siis ma ei tea, kas selle enne ülikooli algust isegi vist. Isegi mu Soome palgaarvus oli see kallis, oli see kursus kallis, aga siis mul samamoodi tekkis arusaamine, et mismoodi internetis asju müüakse, mismoodi see asi seal käib. väga põnev. Kirju on see teekond olnud, jah? Kas, kui sa need projekte oled erinevaid teinud ja alustanud, mitu sul need listis oli? 22. Millal sul tekkis see koht, et kas on nagu mõistlik sellega edasi minna või kas siis tuli järgmine, või millal on see koht, kus ma nagu tegin selle veebi, see uuringuks. See oli vist. Jäimegi tegema. Aga millal sa nagu otsid selle, et okei, sellega edasi ei lähe, et ma olen, nagu seal AA-s öeldakse, ma olen sõltlane. Ma olen uute ideede käivitamise sõltlane, ehk keegi tuleb uue ideega, mul on nii, tava hakkame tegema. Ja see tegelikult on võib-olla selle taga ka, miks neid projekte on 22. Aga kus maalt tuleb nagu see teadmine, kui sa ikkagi oled pusinud siuke 6 kuud kuni 12 kuud, nagu sa ka täna ütlesid, on ju, ja nagu raha ikkagi veel ei tule ja sul ei ole ka ideid, kuidas seda paremaks teha. Siis on mõistlik see nagu laps selle pesuveega ikkagi nagu välja visata, et sul ei ole mõtet lõpuni seal küljes olla, et ma nii proovisin ja nii tahtsin. Selge, ettevõtja mindset on see, et sa võtad lihtsalt uue idee, uue nagu äri. Ja kui ma nende projektide peale veel tagasi mõtlen, siis ongi see, et kui ikkagi midagi juba raha tooma hakkab ja ma näen, et keegi teine turul sellega teenib, et kui me hakkasime veebi tegema, meil oli siuke nagu raske, natuke saime endale midagi maksta, aga me nägime, et on teised ettevõtted, kes tegelikult nagu teenivad raha, et täna Eestis on ülilihtne, võtad krediidiinfo.ee lahti, vaata, kas see nagu teised sinu konkurendid raha teenivad. Kui nemad teenivad, siis vaata, mida siis nad teisiti teevad ja proovi seda nagu paremaks teha. Ja mõni projekt on niimoodi, et ta algus ongi siuke ligade-logade olnud, on ju, ja siis hakkad seda parandama, kas seda nagu kogu copyright on ju, mida sa sellel kursusel ka õpetad, kas sa kasutad teisi reklaamikanaleid või ka nagu hästi suur probleem, mida me näeme väga paljudel ettevõtetel, on väga kehv veebileht. Nagu Saali ütles, ma panin lihtsalt enda pildid sinna, vaata. Väga tore küll, sulle endale meeldib, aga ega see teistele, ta ei müü seda ära, ta ei tekita seda usaldust, ta ei tekita seda tunnet, et vot nüüd ma seda tahan osta. Ja siis sa neid projekte järjest nagu timmid ja kui sul enam ideid ei ole, siis sa võtad nagu järgmise projekti. Meil oli ka Eleveniga oli niimoodi, et mäletan ka seda hetke, kus see on mulle meeles väga selgelt, et kui Teet helistas, kuule keegi nagu oli valmis mingit paketti ostma meie käest seal, et mine tee, kohe pangakontor jooksin panka, tegin kohe, tellisin kaardid ära ja siis läks veel mingi 3 kuud aega esimene mingi laekumine lihtsalt. Et me ei näinud ka seal nagu seda selget teenimise võimalust ja ei olnudki otseselt nagu ettevõtete põletavat vajadust ka vist, et nad said sealt mingisugust asja, aga ma hakkasin teenima sealt, ma hakkasin kõrvalt tegema ja siis pakkusin pildistamist nendele, et ma sain seda Elevenit tehes, ma jõudsin nende ettevõteteni, kellel tegelikult oli vaja siis ka pildistamist, sest siis tuli sotsiaalmeedia, et hakata seal siis turundama ennast ja siis ka sotsiaalmeedia turundus oli juurde. Et hästi oluline kuulata tegelikult nagu turgu, et sa võid idee välja panna, aga võib-olla selle idee sees on omakorda mingi tegelikult, mida tegelikult kliendid tahavad saada. Aga selle Helmeste poe juurde tulles ma mäletan nii hästi, kui me sõitsime oma laost ära, nõjatasin pea, see oli mingi pühapäeva õhtu, nõjatasin pea sinna Endri Evento klaasi peale, mõtlesin nii, selle äriga on lihtsalt nagu kõik. Me oleme 9 kuud teinud. Klientide arv tegelikult ei kasva, käive on, aga nagu palka maksta ei saa, miks me siis jätkame, samal ajal küsitakse teenust, lähme sinna suunda. Kodulehte tegemist sa oled siis põhjust õppisid ka oma ärisid tehes? Ja ma tegelikult enne kui on mingid oskused, räägiti, et ettevõtja peaks nagu oskama seda, selle jaoks, et nagu kõik ausalt ära rääkida, ma ei oska nagu enamikke asju. Ma oskan raamatupidamist tegelikult ma ei oska, ma oskan lugeda kasumi aruandest, oskan selle alumise real nagu kasum või kahjum, miinus või pluss on ju. Ma ei tea veebilehe koodist mitte midagi, ma ei tea veebilehe disainist mitte midagi. Kui ma peaks ahti asemel ennast panema, ma ei tea monteerimisest mitte midagi, kaameratest, mitte midagi. Google Analytics on läinud täna nii keeruliseks, et meil on partner Henry, kes sellest nagu teab. Aga need osad, et projekte käivitada, kogu need müügitunnelid, kuidas veebilehte tegelikult planeerida, et see on see, kus ma olen siis läinud nagu süvitsi, et teha need asju paremaks.
Et see veebilehtede tegemine, et nagu võib-olla ka, et kui te hakkate tegema neid veebilehti ja keegi tunneb teist, et noh, see veebilehe kood, et noh, pagan, see ei ole mulle, siis ma olen teiega täiega samas paadis, sest alati on keegi, kes need teeb ära kas partnertehinguna või tegelikult väga soodsa rahaga. Küsimus on see, kuidas planeerida endal selline veeb, kuhu klient tuleb, et ta saab aru, et minuga kõneletakse, et minu probleemi lahendatakse ja selle vastu tekitatakse siis ka veebilehel usaldus, et ta julgeb sinuga siis ühendust ja kontakti võtta. Ärge muretsege, koodi kirjutama kõige pea, ma näitan teil tööriistu, millega igaüks saab veebilehe luua ilma koodi kirjutamata, et on olemas sellist tööriistu. Ja sama osa ka, et kuidas see veebileht kokku panna. Muide, Timoga meil on tulemas rääkides veebilehtedest teile selline boonusmaterjal ka, mille me teemegi võib-olla ühe siis sellise Q&A-na, ma arvan, või vaatame. Just. Kus me siis analüüsime veebilehti. Et kui teil endal kellelgi on juba mingi veebileht valmis ja me võime võtta mingid olemasolevad veebe ka, vaadata läbi. Et vaatame just nagu teie veeb, et see on teie motivatsioon ka koolituse käigus maks ruttu ära teha, sest siis me saame anda neile tagasisidet ja ma ei ole kohanud veebi, kus mul ei ole midagi kobiseda. Teiste asjade kallal on alati nii hea nagu kobiseda, et endal on samamoodi asjad tegelikult. Et sa pead võtma vahel kõrvalt inimese, kes ütleb sulle. Et sama turunduslabori veebi panime välja, nagu kui me turunduslaborit turule tõime, aga ma ei saa sellest aru, ma ei saa sellest aru. Ma olen 13 aastat veebi teinud, ma tunnen seda sihtgruppi ja ma ikka panen puusse. Tegelikult on see asi välja, kui on piisavalt hea, korra kiiret see tagasiside ja nagu tee need parendused ära. Seal on mingid elemendid samamoodi, ma nuliskoolituste ka näeme hästi palju, et üks me õpetame turundust, kuidas inimesi suunata sinna, trafficut suunata, aga kui see veebileht, seal on lihtsalt elemendid puudu, siis tegelikult see asi jääb sealt poolikuks. Hästi-hästi oluline. Nii et andke chati hakkas märku, kellel on selle üle hea meel, kui me mõne aja pärast seda kursust vaatame siis teie veebe ja kellel täna ei ole veebilehte või selle kursuse käigus ei tee seda maandumisleht valmis, siis saate õppida teiste pealt, et eks need asjad, teemad on seal vead ja head on täpselt samad. Ja teiste vigadest on nagu mõistlik õppida, et minu üks suuremaid vigu on ka, et ma ei ole mitte kunagi oma elus käinud palgatööl. Kui oleks võimalik palgatöötajana kellegi teise raha eest õppida, palun tehke seda. Et ma võtsin Kelly tööle, mõtlesin ka, Kelly, ma kasvatan sust ettevõtjat, aga sa ei pea 13 aastaga seda läbi tegema nagu mina. Sa saad 2 aastaga siin nagu need samad teadmised kätte. Aga sadamaso nagu ma olen, siis mulle meeldib ennast kiusata ja piinata vahepeal. Ja Kristi küsis, et mis kuupäeval ma täpselt ei tea, aga ma arvan, see on mõnda aega pärast meie kursuse toimumist. Et pigem jah, siuke oktoober teine pool. Kas sul on muidu mingid asjad, mis sul on valmis, kus Kristi, kui nad ehitavad just oma veebilehte, et saad valmis vaadata juba või? Kus saab osta või meie koolitusel tulla? Ei ole? Ei. Ei ole praegu, okei. Ühesõnaga, siis ma usun, et mingi, vaatame oktoobri lõpus äkki, ütleme midagi sihukest, pakkus praegu välja. Ja hea meelega õpiks teiste vigadest, absoluutselt. Ja, et ei ole ise vaja neid ämbreid kolistada. Et meil on turunduslaboris on eraldi videotükk, kus me räägime usalduselemendid, et neid on tegelikult üle 40. Et kui teil on veeb olemas, siis me oskame Sveniga väga kiirelt tagasi anda. Sul on see puudu, sul on see puudu, sul on see puudu. Paned need juba ja sul on suurem tõenäosus müüki saada. Me oleme ise õppinud seda Timoga oma ettevõttes nii palju, et suunad seda trafficut sinna, aga kui keegi ei osta sealt, siis ei ole sellest ju palju kasu, eks ole. Nii et see on väga hea. Et tundub, et sa ei oskagi ise väga palju asju teha. Ei oska, loomulikult. Ma täna seal autos, kui ma sõitsin, ütlesin ka, et ega ma ei oska. Ja mida ma praegu näiteks ise õpin, on copyright. Emaili turundust ma julgen öelda, et ma oskan. Meil on emaili list on peaaegu 10 000 inimest. Open rate on keskmine on siis 52, 53. Kui tavaline on nagu 20. Et ma oskan selliseid suuri üritusi teha, neid müügitunneleid ehitada, kogu seda strateegiat kokku panna, et nüüd ka mind on järgmine nädal ongi 2 ettevõtet, kes on palganud mind terveks päevaks, et panna nende siis turundusstrateegia paika, et kuhu panna siis fookust, kuidas ma rohkem kliente saan. See on, ja kuidas neid kliente saada, kuidas neid kliente hoida, see on see tegelikult, millele siis ma ise keskendun. See on väga hea, et seda välja toid, sellepärast mul on samamoodi. Excel labelad on minu jaoks täiesti kosmos. Ma palun raamatu peal saata enamasti screenshoti või selle kokkuvõtte lehe, kus ma käin ka vaatamas. Turunduses mul enamus asju meeldib teha, samamoodi müügitunnelid, copywriting, kogu see planeerimine ja veebilehtede ehitus ja nokitsamine. Aga on ettevõtted tegevusi, mis mulle meeldib teha ja mul on olnud õnne, et mul oli Teet kõrval, kellega me boost tegime. Ja sellepärast mul on selle grupi üle nii hea meel, et kui mina tutvusin Teeduga ülikoolis, siis ta on ainukene kontakt, kellega me suhtleme esimesed. Aga teil on see grupp ja kellelgi teist võib olla hea idee näiteks, aga
sul on näiteks see, et sul samamoodi, sa ei viitsi seda veebilehte teha, kui tunned, et see ei ole sinu tugevus, saate üksteisega suhelda ja võib-olla leidagi siit endale uusi äripartnerid ka, nii et julgelt jagage seal grupis, julgelt elage teistele kaasa, kommenteerige, et kasutage seda ja et meil on siin piisavalt kaua. Nagu sa juba kuulsid ka, et siis selle septembriga oktoobri alguses ära ei lõpe, et me kohtume pärast veel, et kasutage seda võimalust. Et jah, õigake seal grupis välja, et millist inimestel siis tegelikult vaja on või millest puudus on. Kui see sama uuring.ee näiteks me ei osanud disaini teha, siis ma lihtsalt, ma ei mäleta kuskil foorumist leidsin, et on mingi disainer, ma tegin talle ettepanek, kuule, saad 10% meie ettevõttest, on ju. Noh, see oli temaks kõige halvem disain, mida kunagi teinud on, seda 10% ta mitte kunagi ei näinud. Juhtub. Mis oskused sa veel ütleksid, alustaval ettevõtjal oleks vaja arendada, et me alustame ise väikese eelarvega, et mis sina näed, mis on täna need kõige suuremad, kõige olulisemad ja kõige väärtuslikumad oskused? Hakkame otsest minema, vastutus, ehk siis kõik, mida sa teed, sul on tegelikult ainult vaadata peeglisse. Kui sul midagi välja ei tule, siis see ei ole turuviga, see ei ole valitsuse viga, see ei ole COVID-i viga, see ei ole sõjaviga, see on sinu viga. Nagu mitte, nagu Charlie ütles, mitte olla enda vastu liiga karm, aga tegelikult sealt sa saad, nii kui sul on mingi nagu takistus või asi, sa saad aru, mida sa siis tegelikult õppima pead või kuhu sa siis fookust panema pead. Veel üks ülioluline oskus on see, et oska olla teistele kasulik. Siis, ja nagu see mõttelaad, et kui ma käin täna ka, kui ma teen kohtumisi või koolitusi, siis see kõige fookus on see, et see teine pool saaks midagi kasu. Sest kui sa oled kasulik, siis sa ehitad tegelikult suhteid ülesse. Kuidas te täna kõik saate olla kasulikud, on see, et ja sa tahad, ma ei tea, endale leida näiteks mentorit, ülioluline tegelikult, kes aitab sind ettevõtluse teel kiiremini edasi, on see, et otsi see mentor ülesse, võta tema sotsiaalmeedia profiilid ette, hakka kirjutama asjalikke kommentaare. Noh, kui sa oled Svenile ikkagi mingi 6 kuud neid kommentaare kirjutanud ja ütled, et kuule Sven, et äkki on võimalik, et sa pool tundi tuleb nagu lõunale või teed Zoomi kõne, ma tahaks näha, kuidas see mees ei ütleb. Ma tean ennast täpselt samamoodi. Et läbi selle sa saad kasulik olla, et üksteist kõik, kes midagi loob, ta tahab saada oma loodule siis tagasisidet, et nagu asjalikud, head kommentaarid on, see teeb alati tuju rõõmsaks, et noh, sama, et nii kui sa selle gruppi avasid, inimesed kirjutasid, oligi, rääkisime Sveniga, Sven ütles, nii äge inimesed kirjutavad, on ju. Et see on kõige lihtsam viis. Kui sa saad kedagi teisi kokku viia, mingit head raamatut või videot soovitada, jumala eest tee seda. Et kui meil oli kunagi Business Freedom Experience Erik Etmitsiga, siis oli see, et ma läksin ühel koolituspäeva õhtul koju ja kirjutasin, ma ei tea, oma lemmik 25 raamatut sinna gruppi. Järgmine päev tuli hunnik inimesi, kuule Timo, suured tänud, mingid uued kontaktid. Et oska olla siis kasulik. Siuke lahkus teiste vastu, abivalmidus ilma, et sa midagi tagasi ootaksid. Anna, et üks väga hea raamat on Brian Kurtzi Over Deliver. Ma ei tea, kas teda eesti keeles on, tõenäoliselt mitte, et nagu, ja seal oli väga hästi välja toodud, et kes on kõige edukamad ja ebaedukamad. Kõige ebaedukamad olid need, kes kõige rohkem andsid tegelikult. Ja need olid ka kõige edukamad, kes andsid. Et hästi oluline lõpuks, kellele sa siis mida annad, et täna ka nagu neid kommentaare ja sooviavaldusi tuleb on ju palju, kõigile sa ei jõua vastata. Mis on veel, jälle ma ei mäleta, kas sina kasutasid või mitte, turunduslaboris me räägime ka, on enda aja mõõtmine, Toggle. Ma olen selle lihtsalt, ma olen aastast 2011 mõõtnud ära kõik oma viimasedki töötunnid. Mida see mulle annab, on see, et ma näen päriselt, kuhu mu aeg läheb. Kus kohast ma saaks optimeerida, kus ma teen võib-olla ise midagi liiga kaua. Meil on töö juures samamoodi, mõõdetakse aega mitte see, et ma ajaks näpuga järge, vaid ma teaks, kus ma oma töötajad siis tegelikult aidata saan. Et mina kasutan sellist tööriista nagu toggle.com, et nagu täiesti tasuta tööriist kuni 5 inimesega. Sa ütlesid ära toggle.com, ma tahtsingi seda linki näidata. Mis on veel, nagu, mida rohkem sa oskad tegelikult siis turundada ja müüa. Ma ei räägi lihtsalt sellest sellepärast, et ma ise müün ka turunduskoolitusi, et kõik peaks õppima, aga päriselt see on ettevõtjale kõige olulisem oskus, et kui sul see idee ei õnnestu, siis tihti on selle nagu turunduse või müügi taga või siis on see, et sa võid võtta uue idee. Et sellepärast on iga see projekt on aidanud mul saada siis paremaks ettevõtjaks, see on mulle andnud mingid teadmised turundusest ja müügist, mida ma saan järgmisse projekti tegelikult üle kanda. See on selline universaalne oskus. Ja selline pealehakkamine julgus ka, et nagu julgus küsida, julgus teha, julgus ebaõnnestuda, mitte hoolida liiga palju kellegi teise arvamusest. Et ma isale ütlesin, et ma hakkan nüüd Helmeid müüma, te võite arvata, mis näoga ta nüüd vaatas. Ma ütlesin, mul on suva, ma teen seda, sest nagu, jah.
Ja ma veel lisaks isegi juurde siia üks asi, mida ennem tegime seda ülesannet seal, kus ma seal oma Grow mudelis kinni olin ise endale takistuseks, siis ma tegelikult reaalselt ma mõtlesin isegi, et ma võiks minna nagu tasuta kuskile praktikale. Et ma saaks nagu midagi harjutada neid oskused, mis mulle edaspidi nagu vaja läheks oma ettevõtte loomisel. Et ma tõesti julgustan seda tegema, et otsida neid inimesi, kus sa saaksid jagada siis või kasulik olla, sest igal ühel teist on mingid oskused, need ei ole turundusoskused, võib-olla sa oled mingi raamatupidamises väga hea, võib-olla mingi projekteerimises väga, mis iganes on sinu valdkonnas just need asjad enne. Et Timo on just ehtne näide sellest, kuidas ta jagab ja samamoodi, kuidas sa tegelikult oled oma selle ennast nagu üles ehitanud ka läbi selle esinemiste ja läbi nendega Facebook live'ida, eks ole, kus on seal tuhandeid inimesi, et kes lõpuks selle kaudu sind avastavad. Või sama, et ma ehitasin hästi palju ka Lavi brändi ja tööd tõin majja sisse tänu sellele, et meil oli emaili list, mille ma olin andnud välja siis mingi kasuliku e-raamatu vastu. Mõtlesin, et mul on siin 3000 inimest. Hakkas neile kirjutama, aga mitte see, et tule osta mua nagu asjad ära, vaid on see, et nagu ma annan sulle mingit veebialast nõu ja nippe. Ma kirjutasin 34 nädalat järjest. Igal kolmapäeval läks kiri välja. Siis ma lubasin listile, et ma nagu kirjutan neile. Ma tegin isegi ühel konverentsil enda esinemist, kirjutasin seda kirja valmis ja saatsin nagu ära. Ja sealt tuli nagu ülihead nagu tagasisidet. Mõned inimesed vastasid 20. kirja peale, tule palun sa nagu tule kohtumisele. Ja sama, et kui sa endale annad sellise nagu suure lubaduse kellelegi teistele ära, siis on nagu tegelikult on seda lihtne täita. Sest millal ma neid kirju tavaliselt ikkagi tegin, oli teisipäeva öösel või kolmapäeva hommikul. Aga kui ma ei oleks endale ja teistele seda lubadust andnud, need asjad ei oleks tegelikult valmis saanud. Ma mäletan, et sina ütlesid ka sellel esimesel laval, kus me koos olime, et nagu lugege selle mehe kirju. Ma olin alustanud Puuste Selfiga. Ja selle esimene suur esinemine ka. Ja ma mäletan, sind ma teadsin sealt, nagu ma teadsin väga vähe nagu inimesi, kui sind ma teadsin tänu sinu kirjadele. Ja jällegi hea näide, et kuidas tegelikult turundusagentuur ei ole midagi väga, ma ütleks, mitte väga pahasti, aga mingi väga põnev äri on. Et see enamus on väga suksed tavalised. Algus on väga põnev need ettevõtted sisse, aga siis lõpuks on need rutiinid. Aga kuidas sa saad nagu sellisest ärist, mida tegelikult kõik on teinud niimoodi kogu aeg, tuleb keegi, kes teeb hoopis teistmoodi seda, eks ole. Ja võtab enda kliendid, kuidas nemad nendele kasu, sellepärast, kui sa jagad oma teadmisi, et seal tekib, kas seda ei tekkinud sulle, et sa annad tasuta ära, et see nagu hirm, et annad tasuta ära, et siis nad ei tule minu juurde? Ei ole, sest tegelikult reaalsus on ikkagi see, et me siin ka räägime turunduskoolitustel ka, tegelikult on niimoodi, et mingi 10% viib need asjad tegelikult ellu. See on nagu karm reaalsus. Ma arvan, et siin grupis on see nagu kõrgem. Sest siin on need inimesed kokku tulnud hästi palju sinu peale ja siin on hästi praktiline, mida tegelikult õppida. Aga tegelikult on paljud läbi selle kasuliku info jagamise näevad, et sina oled tegelikult ekspert ja kui mul on abi vaja, siis ma tulen sinu juurde. Aga see nagu mõttelaad on just pigem see, et mitte kuidas ma uusi kliente juurde saaks, vaid kuidas ma saaks uutele potentsiaalsetele klientidele kasulikum olla. Ja sealt tuli, sa alguses tutvustasid seda 12 tundi turundust, seda üritust, mis me tegime, kus oli 3600 inimest. Ma ei mäleta, kas see tuli kuskil joostes või WC-poti peal, nagu tavaliselt head ideed tulevad kõik on ju. Et nagu, mis oleks kõige vägevam asi, mida turule annaks tuua? Ja mingi nagu teeks 12 tundi järjest laivi. Kutsuks 12 kõige paremat eksperti. Shaali tuli, Sven tuli, Priit Kallas tuli, Peeter Marvet tuli, Indrek Saul, Olesja Saue, kõigil, kelle helistasid, davai, teeme ära. Ja kui palju kasu sealt inimesed said. Ja mis see tagantjärgi siis toonud on, inimesed tulevad kuskil üritustel, festivalidel, kallistavad, aitäh, ma osalesin seal, ma sain sealt nagu kasu ja sellega sa ehitad pikaajalisi suhteid. Ja sa pead aru saama sellest, et müügid ei tule nii, et ma teen kohe ürituse ära, sealt tuli väga palju turunduslaborisse inimesi ka äkki 360 sel hetkel. Aga tegelikult ma mängin pikka mängu, see on 5-10 aasta plaanis. Need inimesed, kui nad vajavad minu abi, minu teenuseid, siis nad nagu tulevad. Sest meil on ka nende Lavi kirjade peale. Mul ükskord oli koolitusel inimene, kinnisvara maakler, kes ütles, ma olen Timo sind 8 aastat jälgin. Ja nüüd ma tulin ja ostsin. 8 aastat võib see müügitsükkel pikk olla. See ei ole nii, et läks vett vedama, et esimene kampaania, et nüüd on kõik läbi, ei ole. See inimene märkas sind, ta veel ei ole valmis ostma, ta järgmine aasta ei ole valmis ostma, aga ühel hetkel ta tuleb või siis soovitab sind vähemalt edasi. Ja minu arust see, kus Timo teeb, seda ma alguses mõtlesingi, et teistel tekib
piinlikkus, kui vähe nad tegelikult pingutavad. Ja kui Timo teeb 36 nädalat, siis ma arvan, igal ühele 2 nädalat teha mingi minikursus tasuta asi ei ole, ei tohiks kindlasti küsimus olla. Aga ja, mulle väga meeldib sinu see lähenemine, mida ma olen ise ka kasutanud, et inimesteni jõuda, õigete inimesteni, kes võiksid sinu kliendid olla, et sa ei lähe nagu küsima kohe, vaid saad alguse andma. Tõesta. Just, ja sellega tegelikult inimestel tekib arusaamine sinust, kes sa oled, mida sa tead. See poiss ongi ekspert, eks ole. Ja kui tal kohe veebilehe, mul võib-olla kohe ei olegi veebilehte vaja. Võib-olla mul täna siin augustikuus ei ole vaja, aga veebruaris ma hakkan ehitama uut äri endale. Aha, kelle juurde ma lähen siis? Just. Et esimene koht, kus ma lähen vaatama, on lavi.ee. Ja see tegelikult töötab nagu peaaegu kõikides valdkondades, et jälle kus seda teha on see, et kui teil on veebileht, te ei pea sinna kirjutama nagu looma blogi, sest blogi kirjutamine võtab aega ja vaeva ja algus on see väga konarlik, ma tean enda käest, kui ma kirjutama hakkasin. Pange sinna rubriik kasulik, kirjutage sinna 5 artiklit, mida me oleme näinud, Laviis me oleme teinud tänaseks mingi 150 veebilehte, mida me näeme, inimesed külastavad seda rubriiki väga hästi ja võib-olla kõige siuke ekstreemsem näide on automaatkäiguastide remont ja hooldus. Inimesed, meil on kasulik rubriik seal on 40 artiklit. Ja ühel hetkel me hakkasime jälgima seda, et mida teevad need inimesed, kes täidavad selle broneerimisvormi, et mida nad enne seal veebilehel teevad, mis viib neid selleni ja nad loevad neid artikleid. Miks nad neid artikleid, Sven, loevad, mis sa arvad? Nagu aru saada, et miks seda ise nagu teha või? Et ise nagu, kuidas nagu ma enda selle hoolduse ära teen või? Aru saada ka sellest, et ma pean hoolduse minema ja see on väga keeruline. Just. Ja jällegi ma tahan aru saada, et mehed ise saavad aru, mida nad teevad. Et isegi sellises valdkonnas, või me oleme kirjutanud vineeri tootjatele nagu kasulikke materjale, et igas valdkonnas annab luua seda kasulikku sisu, mille peale sinu kliendid siis tegelikult tulema hakkavad. Liisa tegi faili, kuhu oma kursusele kõlanud soovitusi koguda, olete kõik oodatud täiendama. Super, hakkab tulema. Täpselt see kasulik, ideaalne. Kus saaks Timo kirjutatud kirju lugeda, tulge, Turunduslaboris on Facebooki grupp, kus on üle 5000 inimese, ma postitan sinna varsti maandumislehe, kus saab ennast kirja panna, et ma just teen uut emaili seeriat. See on selles suhtes täiesti teistsugune, et see ei ole enam tekstipõhine, vaid see tuleb videote põhine. Iga video on 3-8 minutit pikk, mis on Turunduslaborist välja lõigatud. Sinu video tuleb, Shaali video tuleb sinna ja seda videot on aega vaadata 24 tundi ja siis ta on läinud. Mis selle mõte on see, et sa päriselt need asjad ära vaataksid. Sest kui need pikad kirjad, mis ma muidu saadan, ja Timo las saadab, ma panen need sinna nagu kausta, mida ma kunagi loen, mis mitte suure tõenäoliselt kunagi teoks ei saa, siis motiveeridagi inimesi vaatama, et ma postitan varsti selle lingi, kui mul see maandumisleht valmis on saanud, kus saab kirja panna. Tegid selle ürituse, salastati ära, Ahti salastas seal ära, see pandi laborisse pärast. Nüüd sa teed sellest seal väiksed tükid, eks ole, mis hakkad kasutama turunduses. Et kuidas väga nutikalt ja targalt tegelikult ka oma olemasolevat sisu kasutada ja seda teises formaadis natukene siis jagada. Kusjuures me teeme see kolmapäev, mis nüüd tuleb 31.08, turunduslabor.ee/, webinar, me räägime 2 tundi, Ahti, ma toon kaamerate tagant kaamerate ette, me räägime sellest, kuidas siis neid üritusi teha ja kuidas tegelikult on niimoodi, et ühe ürituse korraldamisega sa saad 10 kasu. Tegelikult 10 erinevat, üks on seesama, et saad sotsmeedia klipid, uued kliendid, et seal on need, ja kuidas neid asju siis teha ja miks kõik peaks neid nagu oma äris tegema ja kasutama. See on väga hea. Ja Timo on teinud siis läbi Facebook Live'ide tegelikult. Jaa. See tunnel on see, et sul on maandumisleht. Inimene saab ennast emailiga kirja panna ja siis me teeme läbi siis Facebooki Live'i. Me oleme katsetanud ka muid platvorme, me oleme teinud läbi Zoomi ja siis on olemas siuke tööriist nagu Webinar Jam, aga me näeme, et Facebook Live on selles mõttes kõige parem, sa saad inimesi kõige rohkem kaasata, kommenteerida, inimesed harjunud Facebookis olema. Saavad notification'e, see levib ja kindlasti kommentaarid, engagement, kogu see osa. Ja kui see sul tulemas on, või see turundus seda laborigruppi tegada sinna meie gruppiga, või mis iganes materjale siit täna kellelgi küsimusi on. Kas on Timole mingisuguseid küsimusi tekkinud kellegil meil siit, kes kohapeal on või seal Zoomi chatis, et andke julgelt teada? Motiveerimiseks siis me valime ühe küsimuse välja ja siis me anname 3 kuud tasuta turunduslaborit, et saate õppida nagu nii palju, kui jaksate selle aja jooksul. On küll. Mitu äri sul täna on?
et küsimus oli siis see, et kas mul vaba aeg on, tegelikult ikka on, ma võtan aega, mul on hommikud on mul enda jaoks, et praegu mu hommikurutiin on see, et tõusen 4:30 või 5:30, sõltub, millal ma magama lähen. Siis ma teen oma 5 tiibetlast ära, siis ma olen nagu viimast 3 aastat rääkinud, ma peaks joogasse minema, ma peaks venitama, et joostes on kõik lihased nagu ikkagi kinni jäänud ja Saal ütleb ka, et tuleb seda kummardamat kobrao teha või mis iganes selle poosi nimi oli. Ja siis nüüd ma leidsin, et 5 tiibetlast on see, mis siis tegelikult töötab. Teen selle ära, siis lähen jooksen oma 10 kilomeetrit, siis teen mingi söögi, siis natukene õpin ja siis lähen tööle. Jooksuajal teed juba tööd ka? Jooksuaeg on mul täielik vaikus, ma ei kuula klappidest mitte ühtegi podcasti, mitte mingit muusikat, et see on hästi sihuke minu aeg. Ja siis, kui mul on pojaga olemised nädalad, siis ma olen tema jaoks olemas, siis ma ei ole stuudios, siis mul ei ole kohtumisi, siis ma teen sellist nagu deep work'i ja olen tema jaoks olemas. Aga õhtud on mul tegelikult enda jaoks, mul on sõprade jaoks sama, et ma tulin täna Võrust, kus me eile läksime, seal oli pidu ja olemine, et sellist aega tegelikult on ka. Ma puhkan tegelikult aastas umbes 8–12 nädalat. Võrrad minu sa puhkad ikka... No Priit Kallas küsib mult kogu aeg, et kuidas sa nii vähe tööd teed ja sul on ikka nagu asjad, et pigem ongi see, et see on hästi palju tänu Tokulile. Ma olen ära mõõtnud, kuhu mu aeg läheb, püüdnud optimeerida tegevusi ja teha neid tegevusi, kus sul ongi nagu üks tegevus, aga 10 kasu, see sama nagu suurürituse tegemine. Sa planeerid, sa teed seda, aga sul on ühe korraga väga palju nagu tööd loodud. See tegelikult on ka see, et Timo on jõudnud täna sinna, kus ta ise enam neid madala väärtusega töid ei teeks. Need delegeerib edasi ja ta ise teeb siis neid, kus tunni hinne on siis juba 100 eurodes, 1000 eurodes, eks ole. Et noh, see nagu võib tunduda, et vau, kui palju see jõuad. Mul on terve Maraton stuudios tiim, seal on 4 inimest, kes aitavad neid asju teha. Mul on täiskohaga tööl Kelly, kes on niimoodi, et kui ma siis stuudiost ära jalutan, tema paneb podcasti ülesse, ta levitab, et noh, väga palju on selliseid abilisi, kes aitavad neid asju ka tegelikult ära teha, aga endale jah, seda nagu aega tuleb võtta ja nüüd samamoodi ma lähen 12. september, ma lendan 3 nädalaks USA-sse. Ma olen konverentsile ise õppima, seal nagu arenema, võtan läpaka, natukene teen, et jah, et on ikka. Vot see ongi see, et kui sa tahad astuda kella 5 klubisse, siis sa tegelikult astud kella 9 või kella 10 õhtuklubisse. Et loomulikult on ka neid olemisi suvel, mis läheb nagu 12-ni ja vahel ma lähen ka magama siis, kui ma peaks tegelikult minema jooksma hommikul, et ka sellised asju nagu see on täitsa nagu tavapärane. Aga kindlasti selle ettevõtluse algusperioodil ma tegin kindlasti oluliselt rohkem tööd, sest sa ei tea, mida sa esiteks tegema pead, siis sa pusid, siis nagu asjad ei tule välja. Esimest 6 aastat ma nagu tõesti puhkasin vähe ja ma töötasin mitu korda ennast läbipõlemise ääreni, kus ma võtsin niimoodi, et ma rohkem siit minna ei suuda. Kas kellegi sõpradest on laenata mulle suvilat, sest mul ei ole ka raha, et minna puhkusereisile. Ja siis keegi andis, ma võtsin 3 raamatut, tegin seal pliidi all tulekest ja lugesin raamatuid ja tulin siis nagu rohkem puhanuna tagasi sealt. Küsimus on see, kas saaks lihtsamini, ma olen nii loll olnud, et ma ei tea, kuidas saab lihtsamini. Kindlasti saab. Aga siin on ka üks küsimus, mis nõu sa annaks endale alustajana täna, et ma arvan, see läheb nagu ühte... Jaa, kuidas saab lihtsamini on täpselt käia sellistel koolitustel, leida enda ümber need inimesed, leida endal see mentor, et mul oli ka Peep Laja oli, mind on Raido Pikkar aidanud, et need on hästi suured hüpped olnud. Et turunduslaboris meil on selline 4D mudel, et tulemused võrdub tegemine, teadmised ja tugi, et kasutage seda, et täna siin olete, seda nagu see, et kes koha peal, kes Zoomis, kes Facebooki grupis, et kasutage neid kontakte ära ja õppida siis praktikutelt nagu Sven, et see on kindlasti hästi-hästi palju aitaks kaasa, teeks seda teekonda siis lühemaks. Rääkides mentoritest, siis on Marika küsib, et kas sa mentorad ise ka kedagi? Mul on täna äkki sihuke 4 inimest, et mul on ikka, noh, ma ikka saan neid CV-sid, et kuule ma tahaks tasuta tööle tulla, aga ma tihti ütlen selle peale, enamasti ma ütlen selle peale, et sorry, et noh, ma ei saa võtta, sest kui see inimene tuleb, ma pean sulle ka aega andma, on ju. Aga täna mul on kuidagi 4 inimest on mulle suutnud nagu ennast ära müüa. Ja see ei ole ka juhtunud nagu kohe, see on pikema aja jooksul ja siis ma nende jaoks olen olemas, annan neile nõu, mõni tuleb ka õhtul külla, siis kui mul justkui peaks olema enda vaba aeg, siis me istume ja lobiseme ja aitan ikka, jah. Mille järgi sa ise teenuse pakkujaid valid, Riho küsib? Kuidas valida head teenusepakkujat on siis see, et sa küsid alt tema tehtud töid, portfoolio, et kui te olete ise teenusepakkujad, siis kõige üks olulisemaid rubriike teie veebilehel on tehtud tööd.
see on nagu, kui te lähete ise ka ükstaskõik mis asja ostma, aga köögimööblit, siis esimene asi, ma tahan näha tehtud töid. Teine asi on see, küsida klientide kontakte ja helista neile päriselt. Et kuidas nemad päriselt rahule jäid, sest turundajad, nagu me Sveniga oleme, me oskame igast asju ilusalt nagu kokku kirjutada, on ju. Aga kui sa päriselt räägid selle nagu kliendiga, kes seda teenust ostis, saad ausa tagasiside. Et meil oli ka näiteks Laviis oli niimoodi, et mul on Lavii pakkumise põhi, mis on 50 lehekülge pikk. Keegi nagu ei usu seda üldse nagu ja seal on 4 lehte klientide tagasisidet siis. Ja ükskord oli ka, et üks klient, kes meil potentsiaalne klient oli, ta keris seda pakkumise põhja, leidis, näed, mul on tuttav siin. Helistas talle, küsis, mis poisid need Lavii poisid on. Siis ütles, et kuradi kallid, aga kuradi head. See on täpselt see, mis sa tahad nagu tekitada, et su teenus või toode on ka nii hea, et seda teised on ju soovitavad. Et ehk siis helista neile ja küsi neilt päriselt, et niimoodi sa saad valida hea teenusepakkuja. Sest nagu ka Shaali ütles, et igasuguseid teenusepakkujaid on täna turul, käid ühe selle coaching, loed ühe raamatu läbi, ma olen kohe kuru valmis, on ju. Turunduses me näeme samamoodi, et päris nii ei käi, et mul kulus 6 aastat enne, kui ma julgesin hakata üldse tegema täispikka koolituspäeva. Mul oli ka aastad enne, kui ma üldse mingi piuksu tegin kuskil. Jah, et sest me ju teadsime, äkki Priit Kallas või Peep Laja vaatad ja ei tea, mis nad siis ütlevad, mis jama me suust välja ajama. Siis Heili küsib, Heili, kas oma pojaga arutate ka ettevõtlusteemadel juba iseenda ülemuseks olemise teemadel? Instagramist on olnud näha, et raamatut lugemise harjumuse oled talle edasi andnud. Väga hea küsimus. Päris hea, et Instagramis selline pilt välja tulnud. Me täiega näeme vaeva tegelikult sellega, et meil on sellised lugemistunnid tõesti. Ta ei taha lugeda. Ma lugesin 3,5 raamatuid, siis mul ongi nii raske näha, et nagu kuidas, miks sa poeg loe, siis ma püüangi talle selgitada, miks on vaja õppida, mis on mind nagu kannustanud õppima. On siis tegelikult see, et see annab sulle vabadust ühel hetkel nagu valida, minna tööle, ma ei tee tast ettevõtjat, ma tahan talle lihtsalt näidata maailma ja võimalusi, mida on võimalik. Ettevõtlusteemadel me arutame ja siis ükskord me kõndisime poodi ka ja siis ta ütles, et meil oli üks õhksoojuspunpade hoolduse komplekt ja siis ta ütles, miks te nagu, ja meil oli üks koosolek, kus ta siis oli kõrval ja pärast ütles, miks te seda teete? Seda ei ole kõigil vaja. Tee mingit sellist asja, mida on kõigil vaja, mis maksab 1 euro ja siis sa oled miljonär, vaata. Et sellised teemad käivad läbi. Loomulikult ma räägin, et ma olen stuudios ja teen podcaste ja ma käisin ka nende koolis rääkimas, mis loom see ettevõtja on ja see on mu kindlasti üks ägedamaid siis ettekandeid. Sa pead tegema teise klassi lapsele selgeks, mis loom on siis ettevõtja, mida see ettevõtja siis teeb. Ja see oli nagu väga ägedad arutelud tekkisid, et jah, ma tahan talle näidata, et sul on võimalik ettevõtja. Ja just üks päev oli ka siin, ütles, et issi ma vist hakkan ka ettevõtjaks, et see, millal ma siis ise tööd teen, et ma tahan seda valida. See oli see reedene päev, kui ma selle postituse tegin Facebooki gruppi. Teist ka keegi grupis mainis, et tahaks oma lapsele eeskujuks olla. Ma arvan, see ongi, et sa käid reisidel, eks ole, sa võtad poisid päeval, kui just kui teised isad on tööl. Et ma mäletan, ise ma nägin ka, kui ma noorem olin, siis vaatasin, enamuste isad on kõik tööl, aga kellegi isa nagu võttis mu perega aega, eks ole. Mida isa vaatasin, okei, niimoodi on ka võimalik. Kuidas see käib, tahaks ka teha. Ja loomulikult on ka aegu, kus nagu tuleb pojale anda telefon kätte ja öelda, et mul on nüüd tund aega vaja see kõne teha. Ajal, mil ma võiks temaga olla. Alustajatel tekib tihti ebakindlusest tulenev petturi sündroom. Millised on sinu soovitused, Timo, et selle tundega toime tulla? Monika, mul on siiamaani seda impostor syndroomid, nagu, et kas ma ikka nagu turunduslaborit turule tuues, ma olen nagu sama selleks ajaks olnud 11 aastat selles valdkonnas sees. Siis ma mõtlen ka, et nagu, kas ma olen ikka piisavalt hea, mõtle, kui see nagu teenus nagu välja ei tule, inimesed ei taha seda, ma Karlile ütlesin ka, see on minu doktori nagu sõbral, et see on minu doktori töö, et kui ma selles failin, siis ma panen see turundaameti maha. Õnneks ei failin. Et mis aitab seda on see, et sa tegelikult siis õpid. Hästi oluline see, et sa siis ka rakendad neid teadmisi nendest teadmiste rakendamisest. Sa hakkad siis saama tagasisidet, kas sa tegelikult oskad teha või ei oska ja sa ise jääd elu lõpuni, või ma arvan, et elu lõpuni natukene ebakindlust tundma, sest sa tead, et sa ise saaks paremini või teine inimene saab sellest kasu,
ta on rõõmus, siis on kõik hästi, sellest tuleb nagu raha küsida ja kõik ongi. Et Jaana Malingu, kes on copywriter samade asjadega, et noh, kas ma siis ikka oskan hästi kirjutada. Ma kirjutasin juba Tiit Trofimovist raamatu ja Leokist raamatu ja inimesed ütlevad väga hea raamat, aga ma ikka ise sisimas ei usu, et ma olen hea kirjutaja. Et lõpuks, kui sa tagasi, et nii palju saad, sul ei jää lõpuks enam muud üle, kui nagu uskuda. Ma olen vaatanud ka meist palju kaugemal ees olevaid ja edukaid inimesi ja ma näen, et see sama asi käib endaga kaasas siiamaani natukene, et mingis nagu mõttes. Ja ma arvan, et see on ka tegelikult mingis mõttes hea, sellest see paneb sind nagu rohkem pingutama ja rohkem tegema oma klientide jaoks ja samamoodi koolitajana. Me igat koolitust vaatan, valmistan ette, kuidas me saaks paremini, kuidas me saaks seda ideed veel selgemini edasi anda, eks ole. Seda koolitust ma veel ei tea, see on esimene kord, aga ma räägin nendest koolitustest, mis ma olen viimased aastad teinud sotsiaalmeedia turunduskoolitusel. Timo, mis on kõige väärtuslikum viga, mis sa teinud oled? Ma arvan, kõige projekt, mis me võtsime, oli kui Eric at Meets. Ma ei tea, kui paljud temast teavad, ta on siin Eestis ka, teeb nüüd mõned koolitused, on suurepärane esineja ja kõneleja ja nagu ka praktik. Et me võtsime siis vastu, Roland Tokko tegi mulle selle ettepaneku, et võtta vastu see, et me hakkame Eric at Meetsi Business Freedomit siis ülemaailmselt turundama. Ma arvan, et see oli see viga. Me tegime igasuguseid asju, püüdsime nagu rahvusvahelisel turul, tegime ka ühe suure ürituse, seal oli 1000 inimest laivis, me tegime väga palju tööd, aga me ei suutnud tegelikult seda normaalseks rahaks pöörata. Ma arvan, et me müüsime selline 30 000 €. Aga miks see mulle väga väärtuslik oli see, et me tegime selle kursuse maandumislehe, mille copy ma ise kirjutasin oma vigases inglise keeles, siis käis native copy loomulikult selle üle ja ma olin sõbrannal külas Münchenis. Ma ütlesin, et sorry, et ma nagu tervet päeva kogu aeg ei saa siin hängida nädal aega, et ma teen hommikupoole tööd. Ja siis me panime selle maandumislehe välja, selle kursuse hind oli mingi 1400 €. Ja siis esimesed inimesed ostsid ja siis lõpuks ostis nagu mingi 10 inimest seda. Siis mõtlesin, et tegelikult on võimalik nagu sama tunne nagu Helmeste müügiga, kui see oli 6 € tellimus. Et on võimalik müüa ka üle 1000 € koolitusi. Et lõpuni me seda mudelit tööle ei saanud, aga sealt on kõik see turunduslabori vundament alguse saanud. Et noh, kui ma nägin, kuidas Eric at Meets on võimeline stuudios seisma lihtsalt kaamera ees nagu tunde ja järjest kütma, siis ma sain aru, et no, kui tema suudab, siis pagan, mina pean ka suutma ja siis no niimoodi ongi läinud. Kas sul on sellised aega nõudvaid tegevusi ja kohustusi, mis oleks odavam lasta kellelegi ära teha, samas need sulle meeldivad ja tahad need lihtsalt ära teha? Mis on meelerahu versus mõistlik aegasutus? Ma peaks kindlasti ühel hetkel outsource ima sisse toidu tegemise. Ma peaks hakkama lihtsalt tellima toitu. Volt on olemas, aga ma teen Eeriku Wildfit smoothisid, et seda ma olen küll mõelnud, võib-olla keegi teine peaks selle valmis tegema, et seal kokku läheb mingi siuke pool tundi, aga ettevõtte seisukohast... Pool tundi smoothiga? No kõik on nagu terve päeva seal smoothie on mingi siuke 10 minti, et see on nõidumine igast vigurit seal juures. Aga ettevõtte seisukohast ma olen ikkagi püüdnud Kelly tulekuga hästi palju endalt tegevusi ära delegeerida. Mulle meeldib kirjutada, aga kirjutamisel need müügikirjad on see väga-väga oluline osa. Et ma õpin ise praegu täpselt seda delegeerimist, saanud selle ülesande ära, sa lased käed lahti ja vaatad, kuidas see siis välja siis tuleb. Ja mis aitab siis nagu võimalikult suure tõenäosusega, et see inimene teeb selle sama tegevuse õigesti ära, on siis asi nagu SOP, Standard Operating Procedures, ehk siis tegevusjuhised konkreetselt paberi peal, kuidas neid asju tegema peab. Et Laviis näiteks meil on 100 lehte, kuidas veebilehe loomine käib, protsessid. Täpselt, kuidas alustad, sa elad sinna. Mis on kliendiga kohtumisel punased lipud, millist klienti me laseme uksest sisse, millist me ei lase, kõik sellised asjad on kirja pandud. See ei ole loomulikult ettevõtte esimeses etapis, sa nagu ei tee seda, sa ei tea üldse, mis nagu töötab või välja tuleb. Kas ja kui paljusid Timo ise mentordab, see juba käis läbi? 4. Kes on sinu eeskujud täna? Sven Nuum, nagu päriselt. Peep Laja, keda ma jälgin veel, on Alex Horsmosi, siis on Russell Brunson ja Dan Kennedy. Et Dan Kennedy ja Russell Brunson on mul täiega sellised praegu hästi fookuses. Ma püüan nii palju materjali Dan Kennedy poolt läbi hekseldada, kui seda võimalik on. Ja see USAs ongi siis tegelikult Russell Brunson ja Dan Kennedy konverents, et kuhu minemas. Mis suunas üritad ise praegu kõige rohkem areneda?
delegeerimine oli vist veel. Delegeerimine üks, copyright ja kogu ikkagi psühholoogia, et üks raamatu soovitus on ka mõjustamise psühholoogia, mida iga ettevõtja ja turundaja tegelikult peab lugema Robert Cialdini poolt kirjutatud, et see on nagu üks väheseid raamatud, mis on eesti keeles ka olemas, et tal tuli nüüd uus versioon ka välja, loodan, et ilmselt see tõlgitakse. Persuasion, see on umbes mingi selline klots. Ei, tal tuli uus täielikult versioon sellest samast raamatust, et inglise keeles on olemas juba, aga eesti keeles ma ei tea, kas sul on. Kristi küsib ka veel, mille järgi klienti valid sinu top 3 kriteeriumit? Et kõige rohkem me valime kliente siis digiagentuuris on see, et me peame ise uskuma selle kliendi teenusesse, et kui ma ei suudaks seda soovitada sinu teenust, näiteks mida sa müüd oma pojale või sõbrale, siis me ei võta turundada. See inimene peab ise olema äge. Et meil peab sama, et teenuse pakkumine on see, et sa oled taga nagu 3 kuud kuni võib-olla ma ei tea, kui pikalt koos. Sa ei taha uksest sisse lasta inimesi, kes viivad su nagu motivatsiooni alla. Kui sa näed selle esimesel kohtumisel, et no ei ole päris õiget klappi, siis me laseme tal minna. Et Karl siiamaani, see sõber, ütleb, et ta oli Laviis sel ajal tööl, kui meil liikus väga vähe raha. Ja ta tõi ühe suure kliendi meile uksest sisse. Me tegime veebilehe struktuuri ära ja see klient ütles, et ei, see ei sobi, et me tahame hoopis nii ja nii ja need asjad olid ebamõistlikud. Ja siis me ütlesime, et selge, me ei tee. Ja ta aegas Karl vaatas nagu, teil on vaja seda raha. Me ütlesime, aga meil ei ole sellist nagu raha vaja. See oli väga raske aeg, aga siiski me nagu hoidsime enda siis närve. Need olid vist 2. Ja mõtlen, mis see 3. on, et äge inimene, äge ettevõtmine ja ise peab selle projekti käigus saama siis areneda ka. Et lihtsalt teha midagi tegemise pärast täna on natukene aja raiskamine. Klientide valimise puhul sa juba tõid välja selle oma äritoote arendamisel teenuse puhul samamoodi, et hästi raske on müüa mingit asja, millest sa ise ei usu. Et siis tekibki tegelikult see plokk, et ma ei taha seda müüa, ma ei taha sellega, sealt tekibki tegelikult see, mis on, ma arvan, paljud ettevõtetel ka takistuseks saanud. Ja viimane küsimus võtame Timole, et raamatus rääkides, mis on sind kõige rohkem mõjutanud, mida soovitaksid, mida sa loeks korduvalt veel, kui oled lugenud? Käib list praegu läbi, need mingi 250 raamatut. Ma arvan, et Jay Abraham on üks nendest kirjanikest, keda lugeda ja Getting Everything You Can Out of All You Have, midagi sellist on see inglise keeles, et on hästi palju erinevaid nagu turunduse strateegiaid ja ta sunnib sind mõtlema siis mitte nagu lineaarselt, vaid täpselt üks näide on see, et sa oled täna ettevõtte algusfaasis, mul ei ole ühtegi klienti. Küsimus on see, kellega teha koostööd, et neid kliente saada. Sa ei pea ise pusima, et samamoodi see mõte viis mind sinnani, et et meil oleks vaja veebikliente, kus veebilehe tegijad on veebimajutuses, Zone'is. Kuidas ma saaks Zone'iga koostööd teha? Zone räägib hästi palju tehnilist juttu. Kui teeks neile mingi turundusotsa ka, läksin, istusin Peeter Marvetiga maha, ütlesin, Peeter Marvet, teeme siukse asja nagu Zone'i veebiakadeemia. Et kutsume mingid eksperdid filmi üles. Et ma käin veetlemis ära, puhkan ära, siis hakkame tegema. Peets ütles, mulle see idee nii meeldib, hakkama kohe tegema. Ja 19 eksperdiga filmisime Marathon stuudios 5 päeva jooksul 24 tundi sisu. Ja see on kõik tasuta ka täna üleval. Zone.ee/, veebiakadeemia. Minge lihtsalt võtke, õppige ja vaadake. Ja siis ongi see, et nad ise levitasid, inimesed näevad, nad tulevad, leiavad mind üles, nad leiavad Laviid üles, et mõtle, et kus juba on sinu kliendid ja kuidas sa saaksid nendega koostööd teha. Mitte see, et kuule Svenil on need kliendid, keda ma tahan, et kuule Sven saada uudiskirjalisti minu nagu pakkumine. Niimoodi see ei käi, et mõtle, mis see teine pool sellest kasu saab ja pane selliseid asju kokku. Ja Jail on nagu väga-väga palju selliseid variante. See on muide väga hea mõte, et mul kuskilt mingi aeg lugesin, mitte ära püüa lugeda kõiki raamatud, mis on olemas, sest on väga palju crap'i ka, vaid leian raamatud, mida lugeda uuesti. Mul on üks süük raamat olnud Dale Carnegie, kuidas võita sõpru, mõjutada inimesi. 3 korda lugenud ja ilmselt loen seda veel. Siis turundusraamatutest on üks raamat, mida ma olen kuulanud, lugenud, uuesti lugenud, soovitanud väga palju, on Building a Story Brand, Donald Miller. See on teile ka kindlasti kõikidele hästi kasulik raamat. Building a Story Brand, see on isegi rahvaraamatus inglise keeles on saadaval. Lihtsas inglise keeles isegi, et ei ole midagi keerulist. Ja see on ka turunduses siuke raamat, mis aitab aru saada, kuidas lihtsamini müüa turundust teha. Kas mõni küsimus jäi äkki kogemata meil vahele, et te võite siis märku anda?
aga väga palju kasulikke praktilisi nõuandeid ja sinu lugu kuulata on väga inspireeriv. Et kes soovib lähemalt uudistada ja hiljem, kui see kursus läbi on, siis ma kindlasti soovitan, et seda jätku oleks ka, siis turunduslabor on kindlasti see koht. Teil isegi vist on mingi need Get Shit Done Friday. Meil on jah see sama, et nagu ma ütlesin, on need tulemuse toob see, kui sul on teadmised ja sa teed ja sul on tugi olemas, et turunduslaboris hästi palju me ehitame seda toe poolt ja tegemise poolt. Meil on korra kuus reedeti, samamoodi me saame füüsiliselt kokku, igaüks teeb siis enda asju, mis on jäänud siis nagu tegemata igapäevaste asjade kõrvalt, ma olen sel päeval olemas. See on täpselt see koht, kus nagu inimesed nagu pool tundi saavad mu aega, tund aega, ma siis mentordan nagu täiega, et sul on see projekt, tee nagu seda. Üks koht jälle, kus siis oma samamoodi like-minded inimestega kohtuda, et kui te ise sinna etapi jõuate, et nüüd mul on mingi asi juba valmis, et nüüd hakkaks sellega edasi liikuma siin. Ja kohtume sinuga siis, kui sa uusest tagasi Auin Heilile, ma annan selle poja küsimuse eest, ta tunneb psühholoogiat väga hästi, et see läks kohe nagu hinge, et Heili kirjuta palun kelli@turunduslabor.ee Y-iga, et sa siit koolituselt võitsid 3 kuud, et Kelly teeb sulle konto ära. Ja mu selline viimane nagu nõuanne on see, et sa päriselt õpid mängima ainult väljakul. Et ei piisa sellest, et sa jalgpalli vaatad telekast. Mine väljakule, saad pihta, sa komistad, sa kukud, aga siis sa peadki tõusma püsti, et siis sa päriselt õpid seda ettevõtlust. Ja, aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Kuulata ja me kohtume sinuga siis uuesti, kui me hakkame juba meie projekti käigus valminud veebilehti siis üle vaatama ja tagasi jätama endale. Nii et kellel selleks ajaks on midagi valmis, siis teate, et see võimalus on olemas ja kellel ei ole, siis see kasulik kuulamine, analüüs teiste põhjal jääb teile ikkagi alles ja need asjad, struktuur, ülesehitus on suhteliselt sama. Et mul on hea meel, et sa tuled oma teadmisi jagama. Ja mina olen Timo teadmistest väga palju õppinud, nii et saate seda kõik kasutada. Aga väga lahe, meil ongi esimene päev läbi. Läks kuidagi nii kiiresti, et tulid siia ja juba on kell 3. Võite Zoomis märku anda, kuidas teil emotsioonid on. Me kohtume siis juba järgmine reede vist on siis, eks ole, 2. september ja siis meil on terve päev äriidee leidmine, selle testimised, lähenemised, võtame seal pulkadeks, vaatame, kui me täna vaatasime siin enda takistusi ja võimalusi, siis me vaatame äriidee puhul neid takistusi ja võimalusi ja käime läbi erinevaid kohti, kust siis seda äriideed leida. Ja siis me hakkame juba järjest samm haaval minema, et täna oli selline sissejuhatav, innustav, inspireeriv, mingi selline väikse vundamendi loomine ja natuke ka sellist mindseti, et me ei jookse siin sprinti, vaid see maraton. Ja kõik, mis sellel teekonnal siis meid aitavad, on need harjumused, on need mingid õpetused, mida sa jagaksid siis endale, kus sa olid seal, kus sa alles alustasid oma esimeste projektidega. Ma loodan, et oli kasulik päev, kes siis vaatavad salvestust ka või pärast seda online'is. Jaga kindlasti grupis enda emotsioone, mida sa tänasest päevast kaasa võtsid ja ma valingi teie hulgast, kes grupis jagavad, postitavad. Ma teen tegelikult võib-olla ühe postituse sinna gruppi ennem ja sinna ühe postituse alla jagame siis kõik ühte kohta ja sealt me siis valin, kes saavad meil tulla järgmisel reedel siia stuudiosse koha peale Tallinnasse, et tekiks kõikidel see võimalus siis siit korra läbi käia. Et minu poolt aitäh teile, kes te siin olite, üliäge. Mul on endal emotsioon väga lahes igatahes. Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, et Sven, see on lihtsalt nii äge, et sa selle koolituse ära tegid, sest ma mäletan aega, kui sa rääkisid, et see on mul nagu üks suuremaid asju, mida ma tahaks Eesti inimestele anda, rääkida seda enda lugu, neid teadmisi, kuidas tegelikult ettevõtlusega alustamine käib. Ja, et see on võimalik just. Nii et meil on täna esimene päev, nii et meil on siin kohtumisi veel palju tulemas. Raskeks alles läheb. Juba siin oktoobrini, novembrini, nagu me siin rääkisime, need küsimused, vastused, kõned ka veel. Ja kellel grupiga olnud probleemid, siis me tegeleme sellega, et nüüd ma saan ise ka vaadata, et peaks kõik toimima iseenesest, aga vaatame siis üle. Kindlasti keegi sinna ukse taha ei jää, et saate kõik gruppi tulla ka. Nii et ma teen siis gruppi ühe postituse. Postitage sinna alla, tänased enda jaoks, mis te kaasa võtsite siit ja
ma huviga ootan neid lugeda ja teie postitusi ja jagamisi. Et kohtume siis järgmisel reedel, 2. septembril. Aitäh!